Tänase tunni teema on ringi sektori pindala. Et ring, see on see, mis asub ringjoone sees. See on kõik see. Ja sektor, see on nagu üks osa või lõik, nagu piitsalõik. Et kõigepealt see terve ringi pindala valemi kirjutame. Terve ringi pindala võrdub pi korda raadius ruudus. Ja kui me võtame sektorid ja tahame leida ainult selle osa pindala, siis me koostame võrre. Et see terve ringi pindala seatud nurgaga 360 kraadi. Ja selle sektori pindala seatud nurgaga alfa. Kui me tahame sektori pindalat leida, siis me korrutame alfa ja terve ringi pindala ja jagame seda 360-ga. Esi asemel kirjutame pi r ruudus. Vot siis selline valem tuleb, aga seda valemit ei ole vaja õppida. Seda valemit me nagu otseselt ei kasutame, iga kord koostame võrre. Samasugune, nagu ma ta praegu tegin. Veel saab, kui on alfa antud radiaanides nurk, mitte kraadides, siis me võime 360 kraadi asemel panna 2 pi. Sest et nurk 360 kraadi, see on sama suur nagu 2 pi radiaan. Ja siis saab taandada alfa korda raadius ruudus jagatud 2-ga. See on juhul, kui alfa antud radiaanides. No vaatame, kuidas saab seda kasutada. Esimene ülesanne. Ringikujulise basseini diameter on 12 meetri ja selle ümber on 2 meetri laiuselt plaadid. Leidke plaadistatud alla pindala. See on see bassein. Selle diameter on 12 meetri. Ja ümber on ehitatud selline äär, mis on 2 meetri lai. See on siis on vaja leida selle ääre pindalat. Kuidas seda saab leida? Siin joonise peale on näha, et meil on 2 ringi. Väike ring, see on bassein. Ja suur ring. See suur ring paneme bassein pluss äär. See on suur ring. Ja bassein, see on väike ring. Ja kui tahame seda ääre pindalat leida, siis me peame suurest lahutama väike. Kui me leiame suur ja me leiame väike, siis me saame leida seda ääre pindalat ka. Kõigepealt siis väike ring. Väike ring. Väike ringi raadius on pool diametrit ehk 12. Me peame 2-ga jagama, saame 6. Võtame valem pi korda raadius ruudus. Pi asemel paneme 3,14. Arvutame ka.
see on 113. Nüüd suurem ring. Selle suure ringi raadius on 8, sest et see on 2 meetri pikem kui väikese oma. Pi korda siis pi asemel ma panen 3,14 ja 8 ruudus. See on 200,96. Nüüd lahutame. Suurest lahutame väiksema. Vahe on 87,96 ruutmeetri. Siin muidu ka saab ruutmeetrit panna ja et mõlemad pindalad ruutmeetrites. Võtame järgmist. Kui tekivad vahepeal küsimused, siis te võite küsida alati. Nüüd järgmine ülesanne teatud söögiga ümmargusest pitsast, mille hind on 9 eurot, tahetakse lõigata sektorkujulist tükki, mille hind on 2 eurot. Kui suur on selle sektori kesknurk? Mina joonistan seda pitsat. Mina joonistan seda sektorit. See terve pitsa on 9 euro. See väike on 2 euro. Seda alfa kesknurka me ei tea. Me ei tea ka selle pitsa raadiusi, aga seda meil pole vaja teada. Meil on piisavalt andmed, et koostada võrre. Kui me võtame terve pitsa, selle maksumus on 9 euro. Ja nurk, millega see seatud või toetub, see on 360 kraadi. Ja 2 eurot, see lõik, see toetub kesknurgale alfa kraad. Leeme seda alfa. 2 korda 360 jagatud 9-ga. 80 kraadi. Et alfa võrdub 80 kraadi. See on selle ülesanne küsimus oli. Järgmine. Ringi raadius on 5,3 meetri. Arvutage ringi sellise sektori pindala, mille kesknurga suurus on 160 kraadi. Kõigepealt teeme seda esimene. Meil on raadius antud. Ja see on 5,3 meetri. Ja alfa nurk on 120 kraadi. 160, vabandust, kraadi. Ma igal juhul teen joonise. Mulle kuidagi joonisega rohkem meeldib, aga see ei ole kohustuslik. Terve ringi pindala seatud nurgaga 360 kraadi ja sektori pindala. Ma iga kord erinevalt seda tähistan, aga ma loodan, et te saate aru, et see on nagu, see ei ole mingi spetsiaalne tähistus, see lihtsalt sõltub, kuidas te tahate.
aga mingi tähistus peab olema, sest et S lihtsalt see on terve ringi pindala ja S mingi indeksiga, see on siis selle sektori pindala. Sektori pindala võrdub S korda 160 jagada 360. S võrdub S indeksiga S ehk sektori pindala võrdub pi korda 5,3 ruutus korda 160 jagada 360. Siin on vaja arvutada. Et kõigepealt võtke 5,3 ruudus. Korrutame piiga, mis on 3,14. Korrutame 160-ga ja jagame 360-ga. Saame 39,2 ruutmeetri. Ma kirjutan siin vastusi sisse ka. See on siis esimene küsimus. Teine punkt, sama ülesanne. Nüüd on antud kaare pikkus. Kaare pikkus 12,3. Tähistasime seda B-ga eelmise tunni jooksul. Meil see teema oli. Siis. Sektori pindala on seotud selle kaarega B. Ja terve ringi pindala seotud siis ringjoone pikkusega. Seda me tähistasime C-ga. See oli eelmine tund. Ja see võrdus siis 2πr. Paneme kõik andmed. Sektori pindalat me veel ei tea. B me teame, et see on 12,3. πr ruudus ühel pool, 2πr teisel pool. R on meil olemas, jah. Sektori pindala võrdub 12,3 korda πr ruudus jagatud 2πr. Pi ja pi tõmbame maha, R ruudus ja R tõmbame maha, 12,3 korda R jagatud 2-ga. R on meile antud, see on 5,3, siis 12,3 korda 5,3 jagatud 2-ga. Korrutame, jagame. Või jagame, korrutame. Vahet ei ole. 32,6 umbes ruutmeetri. Siis iga selline ülesanne lahendatakse niimoodi, et on vaja koostada võrre. Et võrre abil lahendatakse. Järgmine. 1 eurose mündi diameter on 2,325 centimeetri. 4 sellist mündi paigaldatakse üksteise kõrvale nii, et nende keskpunktid moodustavad ruutu. Kui suur tühi ruum jääb müntide vahele? Vot ma praegu teen joonise. Ne? Kolmast 4. Vot 4 münti paigaldatud niimoodi, et siin tekkis ruud ja pindalad, mis vaja leida, asub siin vahel. Kuidas me seda leiame? Meil on ruud ja
Siin sees on 4 sellised veerand ringid. 1, 2, 3, 4. Kokku need moodustavad üks terve ring. Et kui me võtame terve selle ruudu pindala ja lahutame need osad ehk terve ringi, sellised osad, siis me saame selle sinise kujundi pindalad. Seda sinise kujundi pindala võrdub ruudu pindala miinus ringi pindala. Ühe mündi diameeter on antud ja mündi raadius on pool diameetrit ei taha peab seda arvutada. Vot selline siis raadius. Tähistame R-iga. Ruudu pindala, see on külg ruudus. Külg, ruudu külg on 2 raadiust, jah? Siis see on sama suur nagu 2,325. Leiame ruudu pindalad. See on see külg ruudus. Viis koma 4 ligikaudu. Ja ringi pindala pi R ruudus ehk 3,14 korda 1,1625 ruudus. Arvutame seda. Neli koma 2. Nüüd leiame seda sinise osa pindalad. 5,4 miinus 4,2. 1,2 sentimeetrit ruudus. Muidu ka sentimeetrit saab lihtsalt. Ruutsentimeetrit, jah. Järgmine. Jälle piitsad. Nüüd on 2 tükki. See on väga praktiline ülesanne tegelikult. Et üks piitsa on väiksem, teine on suurem. Väike maksab 5, suurem maksab 9,5 ja kumb piitsat on soodsam hinnaga. Mis me peame siin leidma? Me peame leidma esimese pindala ja teise piitsa pindala ja arvutada, kui palju maksab igaühe 1 ruutsentimeeter. See, mis on väiksem, siis terve piitsa tuleb odavam. Väike piitsa. Diameeter on 25 sentimeetri. Raadius siis 2 korda väiksem, 12,5. Ja see maksab 5 euro. Suurem piitsa. Diameeter on 35 sentimeetri. Raadius on 17,5. 2 korda väiksem, jah? 9,5 euro maksab. Leiame väiksema piitsa pindalad. Pi korda R ruudus
3,14 korda 2. Kaks, 490,625. Paneme terve. Kuidas saab leida ühe ruutsentimeetri hind? Maksab, et me 5 euro peame jagama selle pindalaga. Ma panin palju numbri peale komad, vaatame. Siis 1 sentimeeter, ruutsentimeeter maksab umbes 10 senti, natukene rohkem kui 10 senti või 1 sent, vabandust. Nüüd on suurem, suur piitsa. Suur R. Siin vahet ei ole tegelikult. 3,14 korda 17,5 puudus. Mis te ise arvate, mis tuleb soodsam, suur või väike? Üheksasada 61,625. Tuli natukene väiksem kui 1 sent, jah? Aga kui vaadata väikse piitsa, siis tuleb natukene rohkem kui 1 sent. Siis soodsam on ikka osta suurem piitsa. Aga see erinevus ei ole nii suur tegelikult.